Tere! Oleme Tallinna Arbu lasteaiaõpetajad Juulika, Katrin, Alina, Kristiina. Täna tahame teile meie laste IKT võimalusi tutvustada. Praegu asume lasteaia metoodilises toas, kus asuvad erinevad õppevahendid, robotid ja Lego komplektid. Ja siia saavad tulla kõik lasteaiaõpetajad ja lapsed ja läbi viia erinevaid tegevusi. Meie lasteaias on suur robotide ja Lego komplektide valik ja nendega saavad tegutseda nii väikesed lapsed kui suured. Kasutame roboteid igas õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas ja ka keelte õppimises. Meie lasteaed osaleb projektis eesti keele õpetaja venekeelses rühmas, kus üks õpetaja räägib lastega ainult eesti keeles. Ja selleks, et keelt arendada, kasutame palju haridusroboteid. Robotitega on lapsel palju huvitavam ja lõbusam keelt õppida. Ka meie lasteaed osaleb rahvusvahelises Nord Plus projektis õpetajalt õpetajale innovaatiline õppimine on lõbus. Kuna meie lasteaed on selle projekti koordinaator, õpetame projekti partnereid erinevaid õpperoboteid kasutama ning näitame ja kirjeldama, kuidas saab robotit erinevates tegevustes kaasata. Ja kuna praegu on Eestis ja maailmas selline olukord, et peame väga palju tegevusi läbi viima õues. Ja selleks ka kasutame erinevaid roboteid ja siis saab õues õpet mitmekesistada ja interaktiivsemaks muuta. Meie lasteaed osaleb ka Edwiningu projektis. Edwininguga ei kaasne reisimist, kõik toimub veebis, nagu sotsiaalvõrgustikus. Jagad oma töökogemust kolleegidega üle Euroopa, kes sinuga liituvad, et koos midagi toredat ette võtta. Projekti sisu ja pikkust valib õpetaja ise. Projektid annavad palju võimalusi rikastada lasteaia elu ja õppekava. Hea on see, et me saame tutvuda teiste maadega. Ühtlasi näeme, kuidas teised töötavad. See on suurepärane võimalus rahvusvaheliseks koostööks. Koos Bibotiga on võimalik käsitleda erinevaid teemasid. Selleks on vaja teha valmis pilte ja siis kasutada matte. Neid võib kas osta või ise teha. Ja laps saab ise robotit programmeerida, vajutab nupu ja robot hakkab liikuma. 1, 2, 3. Ура, ребята, это курятник. Курочка живет в курятнике. Bibotiga on võimalik ka kunsti teha. Selleks lähevad vaja siis ise mesilane ja viltpliiatsid ja laps saab erinevaid kujusid joonistada. On väga tore võimalus, kui laps saab ise mesilaseks saada. Siis ta saab aru, kuidas Bibot liikuma peab, kus on parem pool ja kus on vasak pool. Bluebot on Bibot roboti laiendatud võimalustega versioon. Robotil on Bluetooth tugi, mis tõttu saab seda juhtida kasutades käsulugejaseadet, tahvel või sülearvutit ja tema läbipaistev korpus võimaldab lapsel näha roboti sees olevaid komponente ja aru saada, mis paneb Blueboti näiteks häält tegema. Meie lasteaes on lapsed parimad õpetajad. Vanemad lapsed õpetavad väiksemaid lapsi erinevaid roboteid kasutama.
Osobot on tänaseni väiksem robot. Robotit saab õpetada vastavalt maha joonistatud või prinditud värvijoontele muutma kiirust, suunda ja liikumisstiili. Lisaks meeldib lastele see, et robotit saab enne liikuma panemist disainida, kasutades erinevaid kiivreid. Programmeerimiseks läheb vaja sinist, musta, rohelist ja punast värvivildikat. Dash on robot, mis reageerib häälele, liikuvatele asjadele, tantsib ja laulab. Dot on Dashi kaaslane ja tark väike robot, mis tunneb mitmeid erinevaid mänge. Dash ja Dot juhtimiseks saab kasutada erinevaid tasuta äppe ja neid saab alla laadida tahvelarvutisse. Dash ja Dot robotite komplekt sisaldab lisatarvikuid, Lego klotside ühendusi, ksülofooni ja katapulti. Makee on leiutamiskomplekt, millega saab muuta mis tahes igapäevased asjad puutepaneeliks ja ühendada neid internetiga. Vahendiks on trükiplaat koos ühendustega, krokodillid ja USB kaabel, mis õige ühenduse peale tekitavad vooluringi. Nii saab selle kaudu juhtida arvuti, klaviatuuri või hiirt. Näiteks banaan ja plastiliin juhivad elektrit ning need saab Makee abil muuta klaveriks. Kõne salvestavad pesulõksud on värvilised magneetlõksud, millele saab salvestada ja seejärel esitada heliklippi. See on suurepärane viis info edastamiseks. Heli salvestamiseks ja taas esitamiseks on lihtsalt käsitletavad nuppud. Lõksud pakuvad erinevad kasutusvõimalusi. Näiteks saavad lapsed salvestada tutvustavaid sõnumeid oma projektide kohta. Edison on robot, kes õpetab lõbusalt ja kaasahaaravalt elektroonikat, programmeerimist ja robootikat. Edisoniga tuleb kaasas 7 vöödkoodi abil kohe käivitatavat programmi. Liigub laksu peale, väldi takistust, järgne valgusele, sõida joonel, väldi joont, summu maadlus ning juhi robotit oma teleripultiga. Edison armastab valgust, ta sõidab alati eredaima valgusallika poole. Me kasutame Lego Six Bricks metoodikat. Läbi seda lapsed saavad arendada oma mälu, matemaatilisi oskusi, loogikat, kreatiivsust ja liikumist ka. Ja kõik see toimub läbi mängu. Lego Vedu on haarav robootika komplekt 6–10 aastasele lastele. Komplekt arendab käelist tegevust, süstib õpilastesse uudishimu, samal ajal arendab programmeerimise ja intertehnilise mõtlemise võimet. Vedu ühendab endas klotsidest ehitamise ja programmeerimise. Meie lasteaed osaleb iga aasta RobotXil, kus lapsed saavad näidata hariva roboti programmeerimise oskust.
Roboteksi eesmärk on inspireerida lapsi ja toetada neid tehnoloogia kasutajate ja loojate teekonnal. Samuti oleme osalenud ka FLL Junior konkursil. Selle eesmärgiks on lahendada 3 minuti jooksul erinevaid ülesandeid ja koguda võimalikult palju punkte. Projekti käigus uurivad meeskonnad kindlat probleemi, mida teadlased ja insenerid lahendada üritavad. Uuritavale probleemile tuleb meeskondadel leida innovatiivne lahendus või siis tugineda mõnele olemasolevale lahendusele. Projekti oluliseks osaks on oma avastuste ja lahenduse jagamine teiste inimestega. Meil on olemas ka kõikides rühmades interaktiivsed tahvlid, mis võimaldavad õppetööd mitmekesistada. Puudetahvli abil on võimalik luua eakohane, visuaalne ja interaktiivne tegevus, mis on otseselt suunatud lastele. Nagu ma olen juba varem maininud, et meie lasteaias õpetatakse eesti keelt ja selleks, et keelt arendada, kasutame palju erinevaid veebis olevaid ülesandeid ja ning loome neid ise. Ja selleks kasutame Learning Appsi ja Kahooti keskkonda. Learning Apps ja Kahoot on mitmekeelsed keskkonnad, kus saab luua erinevaid interaktiivseid ülesandeid õppimiseks ja õpetamiseks. Nadja, mis see on? Banaan. Nadja, kas banaan on magus või happu? Magus. Ja mis värvi on banaan? Roheline. Kas banaan on rohelist värvi? Kollane, tubli. Samuti kasutasime interaktiivsed tahvlid distantsõppes. Lapsed said omavahel suhelda ja näidata, mida nad kodus teevad. Oleme lastega ka palju erinevaid animatsioone teinud. Animatsioonide tegemiseks ei pea võtma eraldi aega. Seda saab edukalt lõimida muu tegevusega lasteaias. Oleme kindlad, et multifilmide tegemine arendab last igakülgselt. Loo koostamine, jutustamine, ettelugemine arendab laste kuulamis- ja kõnelemisoskust. Filmimiseks vajaliku tehnika tutvustamine ja ette näitamine õpetab vaatlema ja uurima. Tegelaste joonistamine, paberist väljalõikamine, poolimine, meisterdamine, kõik on see kunstine tegevus. Mõisted alla, üles, ette, taha, suur, väike, numbreid, loendamine, kõik kuuluvad matemaatika valdkonda. Ja animatsiooni saab teha kõigist rühmas lastega käsitletud teemadest. Oli üks ilus päikseline ilm. Tahad istutada naeri. Naeris kasvas suureks. Ta tahtis naeri välja tõmmata. Naeris ei tulnud välja. Tahad kutsus edasi. Tõmbasid. Aga ellu ei saanud. Eid kutsus lapse appi. Tõmbasid, aga välja ei saanud. Laps kutsus koera appi. Tõmbasid, aga välja ei saanud. Koer kutsus kassi appi. Tõmbasid, aga välja ei saanud. Kass kutsus hiire appi. Tõmbasid ja naeris tuli välja. Mul on kapis tassiga. Tassiga on mul kassiga. Tal on silmad kõvad muud, ainult kissu ei ole noru. Keha. Teie. Saba. Silmad. Kõrvad. Vuurud. Kasike. No. Kissud.